Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les ei tohi end igapäevastest pisiasjadest ometi häirida lasta. Inimesele tuleb tema koht kätte näidata. Ja teate seda kohta? Seda olen ma näidanud juba alates 92. aastast muidugi. Vaadake siis, kui ma selle baari siin avasin. See siin on minu maja, see siin on minu maailm ja siin olen ma ennast kehtestanud. Aga kui te arvate, et mul on kerge olnud, vaata siis te küll eksite. Mul on käinud erinevatel aegadel siin kliente, alates kõrgseltskonnast kuni kõige madalamale sohu langenud inimesteni välja. Aga tuleb jääda iseendaks ja tüüpilises võitja kaotaja situatsioonis lihtsalt mitte möputama jääda. Ja mina tean neid asju. Mina olen käinud enese kehtestamise koolitusel ja läbinud ka vastava video. No videotreening käis ise niimoodi, et kõigepealt jagati võistlejad paaridesse niimoodi 1, 2, siis 1, 2 ja pandi teine teise peale lihtsalt varjuma. No näiteks kas või niimoodi, et keda sa nüüd endast mõjutad või? Tahta keegi olla või? Sa vaata, milline sa välja näed. Kuidas sa näed üldse välja? Midagi umbes taolist, kuidas keegi. Situatsioon võeti videosse ja hiljem arutleti seda siis koos lektoriga. Ma mäletan. Lektor hakkas veel minu kallal õiendama. Teie just oma käsi õigesti hoida ja teie kehakeel on väga eksitav. Eksitav! Aga ma panin ta sunniku silmapilka paika. Ma usun, et see lektor ei tee enam tüki ajal ühtegi loengut. Mitte ainult sellepärast, et tema video on katki. Jah, kusjuures ennem enese kehtestamise koolitust käisin ma ära isegi paastulaagris. Jaa. Ma läksin muidugi sinna koos sõbrannaga. Tead, tema ikka murega pekkide pärast kaalust mu peale võtta ja nendest transrasvadest vabaneda. See paastulaager toimus kusagil turismitalus ja kestis 4 päeva. Kas te kujutate, et süüa ei antud üldse mitte midagi? Õudne. Pakuti ainult neid ravinteesid ja siis need kamaruga lahtisteid ja siis neid vesivärve. No need viimaseid selleks, et ajaviiteks mõni akvarell maalida.